tere kõigile õhtul siia kogunemast ja korraldajatele suur tänu mind siia kutsumast. Tänase õhtu teema on geenid ja evolutsioon ja see teema on nii lai, et sellest jätkuks väga paljude õhtute jaoks. Ja sellepärast ma olen täna õhtuks pannud siia 3 sellist küsimuste gruppi, mida me käsitleksime ja siis selle ettekande lõpuks me võiksime siis olla saanud nendest küsimustest ülevaate. Nüüd võib-olla paar sõna endast. Mina olen lõpetanud Tartu Ülikoolis bioloogia eriala ja praegu siis nagu sisse juhatati, tegelen sellise teemaga, mille nimi on arheogeneetika. Õhtu teemaks oli geneetika või geenid, siis minu projektid on seotud, nagu see nimigi ise ütleb, millegi sellisega, mis on nagu natukene niisugune vana. Ja arheogeneetika ja arheogenoomika, no vahe on lihtsalt selles, et genoomika nagu eriliselt rõhutaks seda, et uuritakse organismide täisgenoome, kogu geneetilist infot, mis temas on. Nende projektidega siis meie konkreetselt uurime enam-vähem ainult inimese genoome esialgu, aga plaanis ja kõrvalprojektidena on meil ka sellised projektid, kus me saame nendest samast arheoloogilisest inimese materjalist vaadata ka haiguse tekitajaid ehk patogeene, vaadata seda, kuidas on haiguste ajalugu kujunenud ja nii edasi. Ja üks teema, millest me täna siin räägime, on ka, et kui siis nüüd uurida arheogeneetikat, siis oleks tore vaadata ka seda, et millised on need inimesed, kes kunagi Eesti aladel elanud on ja kas nad on olnud täpselt samasugused nagu meie. Et see on üks probleem, mida me siin käsitleme. Ja neid teemasid ongi siis 3 siin meil. Esiteks, et kuidas kogu see elusloodus kogu oma mitmekesisuses kujunenud on, mida saavad geenid meile rääkida ajaloost. Tavaliselt, kui räägitakse geenidest, siis tuleb kohe silma ette midagi meditsiinilist ja haigustega seotud. Aga tegelikult on siis meie geenidesse ja genoomidesse, mis on siis kogu geenikomplekt, jäänud jäljed kogu meie liigi ja tegelikult ka kogu eluslooduse ajaloost. Ja kõige viimane teemade ring siis näitab seda, et kui me tunneme nii meie liigi kujunemislugu kui ka evolutsiooni laiemalt, siis see ei ole mitte selleks, et me rahuldaksime lihtsalt oma uudishimu, et kuidas asjad kunagi olid, vaid näiteks sellel on ka väga tähtis ja lihtne selline praktiline põhjus. Nimelt on hästi paljude haiguste juured tegelikult meie selles kujunemisloos ja kui me nendest aru saame, siis me oskame ka nende põhjusi näha ja võib-olla ka neid haigusi ravida. Siin on üks pilt illustreerimaks seda, kui mitmekesine on meid ümbritsev loodus ja kunagi siis ei tohi unustada, et inimene on täpselt samasugune liik nagu kõik need, ehk siis eluslooduse osa. Ja siin on toodud 2 erinevat kooslust, üks nendest on troopilised vihmametsad ja te näete, et seal on tohutult palju erinevaid liike. Troopilised vihmametsad on üks mitmekesisemaid kooslusi ja keegi tegelikult päris täpselt ei tea, palju neid liike on. Numbrid on umbes 3 kuni 50 miljonini, nii et ühesõnaga kokkuvõte on need väga-väga palju. Ja selle põhjuseks arvatakse siis olevat ka see, et kogu see troopika on selline lopsakas, seal on aastaringne päikesepaiste nii-öelda, mida saavad kasutada taimed ja taimede kaudu omakorda loomad ja see kõik on siis viinud väga erinevate eluvormide väljakujunemiseni. Ja siis teise koosluse näiteks on Arktika ja kuigi selle pildi peale on pandud ainult jääkaru, siis ka Arktikas ei ole liike, kui öelda numbriliselt kuigi vähe, neid on seal 21 000 vähemalt, isegi kui jätta mikroobid välja, aga võrreldes troopiliste vihmametsega oleks nad nagu siis 2 ekstreemi. Ja siis on veel igaks juhuks siin all üks näide ühest väikesest linnust, kelle nimi eesti keeles on rüdi ja nende rüdide liigiline mitmekesisus näiteks Arktikas on just nimelt kõige suurem. Et see siis on välja kujunenud nii, et kellel kus kõige parem elada on. Need liigid oma levilalt on ka väga-väga erinevad. Siin on toodud 3 niisugust liiki, kes teile kõik on kindlasti väga tuttavad ja neid nimetatakse kosmopoliitseteks liikideks ehk siis niisugusteks, kes on levinud üle kogu maailma. Ja meie bioloogilise liigina inimesed oleme samuti niisugused. Mõnikord öeldakse inimese kohta kosmopoliitne sellepärast, et ta ütleb, et tal ei ole nagu mingit kindlat kodumaad. Siin on sellel ka konkreetne bioloogiline väljund, et siin on koer, kodutuvi ja võilill. Ja siis kosmopoliitseteks loetaksegi niisuguseid liike, mis on levinud kõikjal peale siis Antarktika, kus üldse väga vähe liike elada saab. Ja kosmopoliitseid liike on olnud kogu aeg. Siin on üks näide ühest tänaseks ammu välja surnud saurusest, kes on lüstrosaurus, kelle fossiilseid jäänuseid siis on leitud
kõikidelt erinevatelt kontinentidelt. Ja on ka niisuguseid liike, kes elavad ainult ühe koha peal või väga väikesel piiratud alal. Ja selle näiteks on näiteks Madagaskaril elavad leemurid, ilusad triibuliste sabadega esikloomad ehk primaadid, inimestele küllaltki lähedased sugulased. Ja siis üks maailma kõige haruldasem kala, kes on kuradiaugu hammaskarp, keda te näete siin üleval. Ja see on niisugune kala, kes elab USA's, Nevada osariigi surmaolus ühes kuumaveeallikas, kus on täpselt 33-kraadiline temperatuur. Nii et, ja teda sealt kuskile mujale elama panna ei ole õnnestunud. Et see on siis näitamaks, kui erinevad võivad olla need organismid ja eluvormid, keda me enda ümber näeme. Ja need on muidugi meile väga tavalised liigid siin. Meil ei ole siin üldse näidatud mikroobe näiteks. Hästi väikese sissepõike teeme me ajalukku. Nimelt on inimesed, keda loodusteadused on huvitanud, on kogu aeg siis püüdnud sellest sotti saada, et kuidas see looduslik mitmekesisus tekkinud on ja selleks, et inimene kogu selles virvaris aru saaks, siis ta armastab kõiki asju jagada. Et ta paigutaks neid mingisugustesse kastidesse, et neist paremini aru saada. Varased loodusteadlased olid siis sellised, kes arvasid, et kõik liigid on loodud Jumala poolt täpselt sellistena, nagu nad on muutumatud ja jäävad selliseks alati. Ja tol ajal, kui kuulus Rootsi loodusteadlane Carl Linné töötas, siis oli täpselt selline arusaam. Aga mis Carl Linné töö tohutu tähtsus on see, et ta klassifitseeris ära määratu koguse erinevaid looma- ja taimeliike, neid oli siin nagu näete tuhandeid. Ja sellest kirjutas ta omal ajal raamatu, mille nimi on Looduse süsteem või Systema Naturae ladina keeles. Ja miks see tema töö oli tähtis on see, et kui te teate tänapäeval bioloogilisi liike, et neil on ladinakeelsed nimed, perekonna ja liigi nimed, siis Carl Linné sellest teosest need pärit ongi. Ja kui te teate, et inimese liigi nimi on Homo sapiens, siis ka Homo sapiensi nimi on tulnud juba sellest kaugest ajast. Aga nagu öeldud on, siis tollel ajal arvati, et kõik see mitmekesisus on loodud Jumala poolt täpselt sellisena, nagu ta on ja selliseks jääbki. Ja tõenäoliselt on teile siit tuttav ka see väga kuulus Briti loodusteadlane Charles Darwin, alates kelle töödes siis täielikult muutus selline loodusteaduslik vaade elule. Et see muutus, mis tema töödega välja tuli, oli umbes samaväärne nagu see, et kui saadi aru, et maakera ei olegi universumi keskpunkt. Charles Darwin käis siis välja niisuguse mõtte, et kõik organismid, keda me täna näeme ja lisaks sellele ka kõik need, kes kunagi elanud on, pärinevad ühest ja samast eellasest või siis eellaste grupist. See tähendab, et kõik tänased liigid, ükskõik millised nad välja näevad, nad on kõik pärit ühest ja samast allikast. Ja siin on ka nüüd tema märkmikust selline kritseldus, kus ta proovis seda visandada ja see on siis selline väga kuulus kritseldus, võiks öelda. Ja siin sellel joonisel ongi, et siin ütleme, et üleval on tänapäeva liigid ja siin all on siis aeg kunagi väga ammu ja siis ideaalis loodusteadlased tahaksid konstrueerida selle nii-öelda elupuu, mis sisaldaks endas absoluutselt kõiki tänaseid liike ja siis oleks jube tore, kui oleks kaetud ka kõik need harud, mis tänaseks on välja surnud. Ja nagu te võib-olla teate, siis kogu sellest mitmekesisusest, mis kunagi maal olnud on 90% liike välja surnud, et see on olnud selline dünaamiline protsess ja kestnud umbes 4 miljardit aastat. Ja täna oleme me siis siin sellistena, nagu me oleme ja Richard Dawkins oma raamatus Jõgi Edenist kirjutas ühe lõigu niimoodi, et kõiki meid, kes me täna siin oleme, võib õnnitleda selle pärast, et absoluutselt meie kõikide esivanemad on olnud edukad, alates nendest väga ammustest aegadest ja edukad selles mõttes, et nad on saanud sigimisealiseks ja neil on olnud järglased. Ja selles osas oleme me teiega absoluutselt kõik täiesti ühtemoodi ja see on nagu, ütleme nii, et tegelikult väga-väga suur õnn, et on olnud lõppematult palju selliseid organisme, kes on jäädavalt kadunud. Aga meie istume siin täna Energiaavastuskeskuses. Ja täna siis see puu, mille saaks kokku panna kõikidest organismidest, siin lihtsustatud kujul võiks näha välja selline. Ja inimestel hästi sageli meeldib otsida oma juuri. Ja selle skeemi põhjal te saate aru, et nende juurte otsimine võib olla väga erinev. Et ütleme siis selle kogu elu puu peal näete, et inimene on siin ja täna elavatest liikidest siis kõige lähedasem on inimesele šimpans ja teised inimahvid. Ja siin on järjest toodud siis näiteid erinevatest organismidest ja jällegi sellel teljel siin on aeg.
Ja te näete, et kui me ajas sügavamale läheme, siis kõigepealt me võime vaadata ise, kuidas inimesed üksteisega suguluses on, siis kuidas me oleme suguluses inimahviga ja nii edasi, kuni siia päris sügavate arudeni. Nii et see annab nagu mõõtme selle kohta, et me peame aru saama, kust me oma juuri otsime. Ja mida ma tahaksin veel rõhutada, mis paistab juba ka selle puu pealt välja, on see, et inimene on evolutsioonilises mõttes väga noor liik. Et kui me kujutaksime ette nüüd, ütleme, kogu seda eluslooduse arengut ühe ööpäevana, siis inimene astus lavale, kui nii võib öelda, mõned sekundid enne südaööd. See päev kõik igasugused suured protsessid olid juba ära toimunud. Ja seda on sellepärast hea meeles pidada, et geneetiliselt, kui me hakkame nüüd geenidest vaatama, on kõik täna elavad inimesed üksteisega tohutult sarnased. Et see erinevus on kõigest 0,2%. Et seda on teinekord kasulik meeles pidada. Nüüd selge on, et nagu öeldud, pärast seda, kui Charles Darwin evolutsiooniteooria sõnastas, muutus kogu see suhtumine siis eluslooduse kujunemislukku ja selle pildi pealt on siit aru saada, et inimene, kusjuures on siin Charles Darwin ise, on siin kusagil ühes arus, oli tarvis mõelda, kuidas seda seletada saaks, et kõik sellest ühisest allikast pärit organismid mingil hetkel saavutaksid selle tohutu mitmekesisuse. Ja evolutsioon, mis siis toimunud on kogu selle 4 miljardi aasta jooksul, tähendab endast põhimõtteliselt muutusi. Ja seda on ka lihtne aru saada, et tõepoolest, kui me võtame siit ükskõik mis organismi, siis ta on mõnest teisest organismist kuskil selle elupuu teises otsas väga palju erinev. Ja veel üks tähtis asi on, need muutused ei ole lihtsalt muutused, vaid nad peavad olema päritavad. See tähendab seda, et need antakse ühest põlvkonnast teise, vanematelt lapsele. Muutusi võib olla igasuguseid ja siin all näiteks ongi siis toodud üks tore koeratõuk bokserid, kellel vähemalt varasemalt, kui nad sündisid, lõigati ära kõrvad ja saba, mitte täielikult, aga jupid nende küljest. Ja siin on siis selline bokser, kellel seda lõigatud ei ole, et kui nüüd nemad saaksid järglasi, siis need näeksid ikka välja selliste lõikamata kõrvade ja sabaga. See tähendab, et see on üks niisugune väga lihtne näide muutusest, mis ei ole pärandatav. See tähendab, et ta ei kajastu geenides. Tol ajal, kui nüüd Darwin oma töid tegi, siis keegi geenidest mitte midagi ei teadnud. Aga täna me teame, et need muutused, mis on viinud selle tohutu mitmekesisuse, on geneetilised, see tähendab siis organismide pärilikkus ainesse tekkinud. Ja ilma ka geenidest midagi teadmata pakkus Charles Darwin juba välja sellise teooria, et kogu see mitmekesisus on kujunenud loodusliku valiku tulemusena. Looduslik valik on siis niisugune protsess, et tavaliselt organismid maailmas saavad järglasi palju rohkem, kui neid ellu jääb. See tähendab, et nendes konkreetsetes tingimustes, kuhu nad sünnivad, on mõned nagu mõnede tunnuste poolest edukamad kui teised. Ja see protsess ei ole selline staatiline, et nüüd keegi on edukam ja nii ongi, vaid nagu te teate, siis keskkond pidevalt muutub, see tähendab, et need tunnused on ka nii-öelda muutumises. Siin selle näite juures ongi toodud siis konkreetselt mingisugune grupp liblikaid, kellest osad on kollased ja osad on pruunid ja nad saavad siis vastavalt pruune ja kollaseid röövikuid ja nüüd konkreetselt siin, kuna need röövikud elavad pruunil puutüvel, siis kiskjad, kelleks nende puhul on linnud, panevad lihtsalt öeldes need kollased röövikud enam-vähem kõik nahka. Ja siis mingil hetkel seesama algne rühm, kus oli siis pooleks, ütleme, kollaseid ja pruune liblikaid, on selline, et seal valdav enamus on pruunid. Lihtsalt sellepärast, et teised pandi nahka. Et me saame aru, et konkreetselt selle lihtsa näite puhul on siis selleks pisut kasulikumaks tunnuseks, mis võimaldab osadel ellu jääda värvus. Ja siin on ka üks konkreetne näide loodusest, et ma arvan, et te võib-olla isegi ei näe, siin on 2 erineva puukonnaga tegemist. Üks on neist siis hall puukon ja teine on roheline puukon. Need on lähedased liigid, aga sõltuvalt nende elupaigast siis on selle loodusliku valiku tulemusena, mis tegelikult tähendab siis muutusi geenides, kujunenud välja olukord, et nad on nagu väljanägemiselt täitsa erinevad ja see on neile kasulikuks osutunud samamoodi kaitseks siis kiskjate eest, et nad varjuvad ja keegi neid seal ei näe. Täna teame ka seda, et evolutsiooniliste muutuste juures on hästi tähtis osa juhusel. Ja ka geenide tasemel, ütleme, et liblikate värvi puhul me näeme seda väga selgesti, aga tegelikult need muutused väga paljud on niisugused, mida me absoluutselt ei näe. On suur hulk selliseid, mis on kahjulikud. Võiks öelda, et evolutsioonis enamik muutusi on kahjulikud, sest nad keeravad midagi, mis töötas nässu. Ja üks osa on siis kasulikud, mida me nägime eelmise
näite puhul seda kutsutakse positiivseks looduslikuks valikuks, aga väga palju sündmusi on sellised, millel ei ole nende tunnuste headusele või halbtusele mingisugust mõju. Ja nad toimuvad lihtsalt sellepärast, et nad saavad toimuda, mitte sellepärast, et neid hädasti vaja oleks. Ja siin on toodud üks näide, üks pudelitäis komme, mis võiks siis jälle iseloomustada mingisugust liiki tema mitmekesisuses, neid on seal, ma arvan, 4 värvi. Ja kui nüüd juhtub midagi niisugust, oletame näiteks katastroof või sõda või tulekahju ja sellest samast grupist jääb alles ainult üks käputäis, siis võib juhtuda nii, et nad esindavad ainult teatud pisikest osa sellest mitmekesisusest. Ja see tähendab, et kui nüüd tingimused lähevad paremaks, tulvavesi läheb ära või tuli kustutatakse või sõda lõpeb, siis sellest samast väikesest hulgast indiviididest saab uus suur rühm ja te näete, et nad on omavahel selle varasemaga võrreldes erinevad ja see on tegelikult täiesti juhuslik, mis suunas see läinud on. Üks asi on see, et mingid tunnused on kasulikud või kahjulikud ja teine asi on see, et hästi suur roll on ka lihtsalt juhusel. Ja üks näide veel sellest, kuidas evolutsioon iseenesest ei ole midagi niisugust, mis tahaks teha täiuslikku asja, vaid ta tahab, mitte ta isegi ei taha teha, vaid see juhtub, see kukub nii välja, et tekivad asjad, mis saavad oma funktsiooniga hakkama. Ja hea näide on siin silmaehitus. Silm on niisugune organ, mis on tekkinud selle suure elupuu erinevates harudes väga mitmel erineval korral. Ja siin on inimese silm ja siin on siis 8 jala silm. Ja silm nüüd meile endale võib tunduda, et see on nüüd küll üks väga hea organ, et näeb ja tundub üldse selline viimistletud ja võiks öelda isegi täiuslik, aga kui me täpsemalt vaatame, siis inimese silmal on juhtunud sedasi, et silma võrkkest, mis on siin natukese triibutatud ala, on sattunud väljaspoole seda kihti, kus asuvad närvirakud ja veresooned. Ja kuna silmast on vaja viia selleks, et seda nägemishaistingut meie suudaks tajuda, see info ajusse, siis kuidagi peavad need sellest silmast läbi saama, et ajuni jõuda ja selle koha peal inimese silmas on pime tähn. See tähendab, see on niisugune koht, mis tegelikult ei näe. Meie sellest aru ei saa, sest meie aju selle kohta infot ei saa, aga ütleme nii, et kui me tahaksime öelda, et see on täiuslik organ, siis tegelikult see nii ei ole. Oleks saanud palju paremini evolutsioon, aga lihtsalt kukkus nii välja ja tegelikult töötab päris hästi. Ja selles mõttes see 8 jala silm siin, mis on suhteliselt sarnane, on palju parem, sest temal seda pimetähni ei ole, sest siin siis kujunes välja nii, et närvi- ja veresoonte kihid on sellest võrkkestast, kus on siis need nägemistundlikud rakud väljaspool. Kokkuvõte sellest on see, et evolutsioon ei ole sugugi täiuslik ja ei tee seda nii-öelda aktiivselt oma seda valikuprotsessi. Kõige parem tõendusmaterjal selle kohta, et evolutsioon üldse on toimunud, on fossiilsed, ütleme siis jäänused elusorganismidest. Ja juba ammu siis pandi tähele, et kui vaadata maapinnas erinevaid kihte ja kui leida sealt kivistisi, siis on niimoodi, et kõige sügavamates ehk siis kõige vanemates kihtides on need tänapäeva organismidest väga palju erinevad. Ja mida ülespoole me tuleme, seda sarnasemaks muutuvad selliste organismidega, kes ka täna maal elavad. Ja see siis väga paljudele loodusteadlastele andis nagu kindlust selles, et on toimunud selline järkjärguline muutumine ja organismid on muutunud sarnasemaks sellele, mida me tänapäeval näeme. Ja siin on ka 2 näidet, üks 50 miljoni aasta vanune kalafossiil, mis ütleme inimesele, kes ei ole kalateadlane, tundub ju täitsa tänane kala. Ja siis Archaeopteryx, keda te vast olete kuulnud, see on selline natuke sisaliku ja natuke linnumoodi loom, kes kunagi elas, tema on märksa varem 150 miljonit aastat vana ja kui ütleme nii, et võrrelda need niimoodi selle 50 miljoni aasta vanuse kalaga, siis nad tõesti on nagu tänapäeva organismidest on Archaeopteryx pisut rohkem erinev. Aga fossiilidega on see häda, et fossiilne, ütleme siis selline materjal on alati väga lünklik. Ja üks põhjus on see, et väga paljud organismid ei jäta endast üldse mingisuguseid selliseid asju pärast surma järgi, mis üldse fossiliseeruda saaksid. Ja teine asi on see, et isegi kui nad on sellised, et nad jätaksid fossiile, siis see kivististe tekkemehhanism on ka selline küllaltki spetsiifiline ja see ei toimu sugugi kõigiga, kes ära surevad. Ja seetõttu siis ainult nüüd kivististe põhjal kokku panna seda elupuud nendest organismidest, kes kunagi elasid või aru saada, kuidas rühmad omavahel on lahknenud, on üsna keeruline. Ja siin on veel üks näide võib-olla, et siis kõige vanemast rakulisest kivistisest, mis on
tohutumalt vana, ta on 3,5 miljardit aastat vana. Et peaaegu kohe varsti pärast seda, kui elusloodus üldse niimoodi sellisel kujul tekkis, on jäänud samuti üks niisugune fossiil. Ja nüüd me jõuamegi siis geneetikani, et need muutused, mis on evolutsiooni nii-öelda materjaliks, on siis need muutused, mis tekivad meie pärilikus aines ehk DNA-s. DNA-d võib vaadata omamoodi infokandjaga ja tavaliselt, kui nüüd vaadata televiisorist dokumentaalfilme või siis on ta joonistatud sellise lihtsa kaheahelelise molekulina, täpselt nagu siingi. Tegelikult on see hästi keeruline struktuur, millel on ka, ütleme, selline ruumiline paigutus väga tähtis ja DNA paikneb siis raku tuumas. Siin on toodud üks suhteliselt skemaatiline rakk ja siin on tema tuum ja me näeme, et selleks, et need ahelad sinna ära mahutada, on vaja paljude teiste molekulide osalust. Siin on näiteks valgumolekulid, mis osalevad selle DNA kokkupakkimisel. Mingil hetkel siis on nad kokku pakitud nii, et me saame neid vaadata ka valgusmikroskoobis kromosoomidena ja inimesel siis teadupärast on 23 paari kromosoome. Võib-olla teate ka seda, et mehed ja naised erinevad siis sugukromosoomide poolest, et naistel on 2 X-kromosoomi ja meestel 1 X ja 1 Y-kromosoom. Ja järglastele siis antaksegi neid edasi nii, et ühe saame oma isalt ja teise oma emalt. Kui 2000. aastate alguses inimese, ütleme siis geenide kogu komplekt ehk genoom ära määrati, siis enne seda arvati, et inimesel, kuna ta on tohutult keeruline organism, inimese enda arvates, on hästi palju geene, vähemasti 100 000. Mis välja tuli, on see, et neid on tegelikult 20 kuni 30 000 vahel, et väga palju väiksem arv kui eeldati ja näiteks banaanil on umbes täpselt sama palju, et siis pange kõrvuti banaan ja inimene, et võiks nagu arvata, et inimesel võiks neid palju rohkem olla. Ja siis kokku ühe inimese genoom ehk siis kogu geenide komplekt on kokku pandud 3 miljardist ehitusklotsist. See pärilikkus sellel pildil siin on väga lihtsasti lahti seletatud, et ütleme, et on vöödiline isa ja triibuline ema ja laps on ruuduline, aga muidugi päriselus see tunnuste pärandumine alati nii mustvalge ja lihtne ei ole. Ja selles pärilikus aines leiavadki siis nende samade ehitusklotside puhul aset kõikvõimalikud muutused. Siin on nendest mõned ära toodud. Mõnel juhul võib üks nendest ehitusklotsidest lihtsalt vahetuda, et siin on selle koha peal punane T-klots, aga siin pärast muutuse toimumist on seal sinine C-klots. Mõnel juhul pannakse midagi vahele, mida seal enne ei olnud. Ja mõnel juhul võetakse midagi ära. Ja hästi paljudel juhtudel sellega, oletame siis, kui see toimub kuskil geeni elutähtsas kohas, rikutakse funktsioon ära ja sellised, ütleme siis, rakud või organismid kunagi ei realiseeru. Aga paljudel juhtudel need muutused ei oma nagu sellist rikkuvat mõju ja mõnedel juhtudel on nad kasulikud. Ja nende näiteid siis nägime juba eespool pärisorganismide varal. Ja mille pärast nüüd see DNA selle eluslooduse ajaloo suhtes hea on see, et nagu öeldud, see fossiilne materjal on hästi-hästi katkendlik. Siin on toodud siis lihtsalt läbi aja erinevad kihid, mille kohta meil on teada fossiilne materjal ja alati on see selles kõige hilisemas kihis nagu kõige rikkalikum. Ja nüüd tuleb tegelikult meile appi DNA või siis teadmised sellest, kuidas biomolekulid muutuvad ajas. Nendel on oma kindel kiirus ja põhimõtteliselt siis saab ka need augulised kohas selles elupuus siin, teades seda, kuidas biomolekulid muutuvad, väga hästi rekonstrueerida. Ja Charles Darwin juba oma kuulsas raamatus, millest evolutsiooniteooriat käsitles, nägi seda geoloogilistes kihistustes salvestunud infot sellise väga katkendlikuna. Ta kirjeldas seda, et see on nagu entsüklopeedia sari, aga sellest sarjast on meil ainult mingi viimane köide ja see köide on ka selline, mis on vihma kätte jäänud, et seal on ainult mõned lehed. Nende lehtede peal on lauseid ka ainult hästi vähe alles jäänud. Ja ühesõnaga see oli tema selles teoses niisugune selle geoloogilise materjali lünklikkuse kirjeldamise viis. Ja täna siis võime öelda, et kui meil on aimu sellest, kuidas need bioloogilised protsessid geenide tasemel toimuvad, siis me saame väga palju neid lünki elusajaloo mõistmiseks täita. Ja üks tähtis asi veel, mida geene uurides saab vältida, on see, et mõnel juhul me pöörame liiga palju tähtsust välisele. Et kui me vaatame seda skeemi siin ja püüame nüüd jagada sugulasteks neid loomi siin, puhtalt välimuse järgi. Siin on toodud üks vana, kunagi väga ammu elanud mõõkhambuliste tiigrite 2 eri vormi. Ja siis me ütleme nii, et kui me
nende geenidest midagi ei tea ja ei tea isegi, et me neid geene vaatama peaksime, siis me ütleksime kohe, et need on siin omavahel väga sarnased. Tegelikkuses, ja need hundid siin all on sarnased, need ülemised mõõkhambulised tiigrid on sarnased ja hundid on sarnased. Tegelikult on siis tegu siin ühel juhul hoopis sellise mõõkhambulise lõviga, kes kuulub kukruliste hulka. Ja kui me vaatame, siis evolutsiooniliselt on ta tegelikult palju sarnasem ja ka oma geenide poolest nende huntidega, kes kuuluvad samuti kukruliste hulka, olete võib-olla kuulnud kukkurhundist. Ja kui me tahame neile leida tänapäeva vastet, siis on nad kõige sarnasemad, siis ütleme kellegiga känguru sarnastest organismidest, kes on samuti kukruline. Et ütleme selle välise vaatluse põhjal me oleksime täiesti eksiteel. Ja see teine mõõkhambuline vorm siin on imetaja ja tema on siis evolutsiooniliselt palju sarnasem tavalise hundiga ja nad kokku on sarnased teistele imetajatele, kelleks võiks siis olla näiteks kaelkirjak. Et seetõttu selline geenide põhjal evolutsiooniliste suhete uurimine selliseid eksimusi võimaldab nendest läbi näha ja neid vältida. Ja põhjus niisugustel sarnastel vormidel on siis see, et nad võivad tekkida, ütleme siis evolutsiooni mõttes nagu sõltumatult mitmel korral vastusena sarnastele keskkonnatingimustele. Nii, aga kuidas geene uuritakse? Selles instituudis, kus mina töötan, asub ka Eesti Biopank, kus on Eesti geenidoonorite DNA. Meie instituudi keldris on rohkem kui 200 000 Eesti inimese DNA-d väikeste kõrte sees, mis on väga-väga suur hulk. Ja kui me tahame uurida DNA-d tänapäeval elavalt inimeselt, siis tegelikult on see väga lihtne, mida meil on vaja. Meil on vaja, et need inimesed, kes tahaksid lasta oma geene uurida või kelle geene meie uurima peame, näiteks meditsiinilistel põhjustel, nad peaksid andma sellise väikese tuubi sisse 5 millilitrit veiniverd. Ja edasi siis sellega tehakse natuke laboris asju ja on 2 erinevat teed, kuidas edasi minna. Ühel juhul, kui on vaja suuremat täpsust, siis võetaksegi kogu see DNA ette ja määratakse see ehitusklotside järjestus kõigel, mis kätte saada on ära. Ja kui seda nii täpselt vaja ei ole, siis tegelikult saab valida sellest 3 miljardist ehitusklotsist näiteks 600 000. Ja väga paljudele nendele geenivaramu, geenitoorori proovidel ongi tehtud see, et otsitakse sellest mitte kõik need 3 miljardit, vaid 600 000 sellist, mis on informatiivsed ja vaadatakse seda, kutsutakse geenikiibiks. Ja edasi on see siin üsna tänapäeval selline väga tehnoloogiline, on sellised peened masinad, kuhu need pannakse ja mida tegelikult tohivad katsuda ainult need inimesed, kellel on selle jaoks sertifikaat. Mis on hästi tähtis tänapäeva geeniandmete analüüsil on see, et on vaja tohutut arvutamisvõimekust ja on vaja väga head bioinformaatikat. Ja tundub nii, et tol ajal, kui mina bioloogiat õppisin, siis see bioinformaatika oli selline, nagu ta oli, aga tänapäeval mulle tundub, et noored inimesed ei saa keegi vist hakkama ilma, et neil oleks mingi kogemus andmeanalüüsi ja skriptimisega, kas või meelelahutuseks, sellepärast et praegu see meie tööga Genoomika instituudis tohutult palju seisneb selles, et lihtsalt tehakse arvutianalüüsi ja paljudel juhtudel peab neid programme, mida selleks kasutada, ise välja mõtlema. Kus neid andmeid, mis siis saadakse, mis on tohutult massiivsed, kus neid hoida? Tartu Ülikoolil on olemas teadusarvutuste keskus ja siin on selle võib-olla näiteks juba tänase seisuga selle slaidi ma võtsin arvutuskeskuse inimeste käest mõne aja eest, mõne kuu eest, võib-olla need numbrid on juba praegu suuremad. Siin on öeldud, et salvestusruumi nendel, see on siin esimene arvuti, selline suurem, mis kunagi oli, selle nimi oli Aurumasin, aga nüüd on neid Tartu uues Delta keskuses neid masinaid on väga palju ja väga suure võimekusega. Siin on näiteks siis toodud, et salvestusruumi on 23 petabaiti, see on juba tohutult suur hulk ja sama infokoguse talletamiseks oleks meil vaja 5 miljonit DVD-plaati ja kui need 11 otsa panna, siis moodustuks 7 kilomeetri kõrgune kuhi. DNA andmetöötlus on selles mõttes väga keeruline, et on vaja saada on vaja omada väga suurt arvutusvõimekust. Ja siin on üks näide teile meid kõiki hiljuti tabanud tragöödiast, milleks oli siis koroonaviiruse tulek. Selle sama sekveneerimisega sa ei pea ju sekveneerima ainult seda, nüüd ma kasutan võõrsõnu, selle genoomi ehitusplokkide järjestuse kindlaks määramist nimetatakse sekveneerimiseks. Ja tänapäeval saab siis seda teha nii, et põhimõtteliselt reaalajas neid viiruse proove, mis patsientidelt koguti sekveneerides või nende järjestust määrates, sai siis jälitada seda, kuidas see viirus muutub
ja siis vaadata ka ruumis kaardi peal, et kus täpselt mingisugune haru nendest on. Et sellist asja nagu pole varem olnud, et seda nii täpselt saab. Selle kohta võiks öelda, et me jälgime seda evolutsiooni reaalajas. Kogu aeg saame online olla, neid andmeid kogu aeg täiendati ja erinevad maailmakeskused siis neid ka analüüsisid ja seda siia panustas ka siis Eesti. Ja nüüd ma jõuaksin siis selle teema juurde, mis mulle endale väga südamelähedane on, et kui me rääkisime siin, et selleks, et geene uurida, on meil vaja 5 milliliitrit verd, siis me saame aru, et kui me tahame uurida kedagi, keda täna enam ei ole elavate kirjas, siis verd me kuskilt ei saa, et tavaliselt on jäänud järgi nendest inimestest, kes kunagi elasid või ka loomadest, skeletijäänused. Ja sellisel juhul siin selles samas etapis, mida me vaatasime, kus on kirjutatud 5 milliliitrit veeniverd, kasutame me selleks näiteks indiviidi ühte hammast, kunagi elanud indiviidi. Ja hambad on selles mõttes hea materjal, et hamba sellest luumaterjalist, kui meil läheb hästi ja see on seal hästi säilinud, põhimõtteliselt saame me teha täpselt samasuguseid analüüse nagu kaasaegse materjaliga. Lihtsalt seal on omad väljakutsed. Ja nüüd üks teemade ring, mida siis sellistes evolutsioonilistes uuringutes uuritakse, ongi see, et tahetakse vaadata, kuidas inimene kui liik on kujunenud ja ka näiteks siis, kuidas erinevad rahvad on kujunenud ja inimese puhul on vaja muidugi arvesse võtta ka seda, et inimene teiste liikidega võrreldes on pisut teistsugune, ta näiteks kasutab tööriistu ja pärast surma jäävad need kuskile arheoloogilistesse kihtidesse alles, ehted, tööriistad, relvad. Seda tuleb arvesse võtta arheoloogilist konteksti nende indiviidide uurimisel ja siis inimesed räägivad, väga hea on, kui oleks meil nagu mingi aimdus ka sellest, et milline oli siis nende inimeste kultuuriline taust, keda me uurime. Nii et võib öelda, et kui me tahame inimese sellist ajalugu rekonstrueerida, siis me peame seda vaatama sedasi distsipliinide üleselt, et meil on uurimisgrupis nii geneetikud, arheoloogid kui ka näiteks keeleteadlased. Vana DNA põhimõtteliselt tähendab siis seda, et me alustame oma uurimist siit, aga nende tulemustega, mis me saame, me põhimõtteliselt oskame nendele luudele liha peale kasvatada. Ja kui meil need, ütleme siis, kui seda materjali on kätte saadud piisavalt, siis lõpuks me võime väga palju öelda selle kohta, milline oli nende inimeste päritolu, millised nad välja tulid, milliseid haiguseid nad põdesid. Ja seda ka näiteks, mida nad sõid. Ja selleks, et teada, mida nad sõid, on ka meie instituudis sellised projektid, mis uurivad hambakivi. Et meil on tänapäeval nii, et hambakivi nüüd väga palju ei saagi tekkida, kõik käivad hambaarsti juures, hoolitsevad oma hammaste eest, aga vanas materjalis võib sageli juhtuda, et hambakivi on hamba peal näha kohe nagu sentimeetri ulatuses. Ja kui me selle eraldame sealt, siis me tegelikult saame uurida neid mikroobe, mis hambakivi moodustavad ja nende järgi siis omakorda määrata seda, milline oli nende inimeste söögisedel. Ja hambad on veel selles mõttes väga head, et kuna hammastest eluajal käib läbi veri, siis juhul, kui need inimesed, kes surid, põdesid mingisugust, ütleme, patogeenide ehk haiguse tekitajate põhjustatud haigust, näiteks nagu katk, siis me saame infot ka selle sama katkupisiku kohta ja saame vaadata, et millised olid need katkutüved ja kuidas nad levinud olid. Ja siin on üks skeem selle kohta, et vana DNA allikad võivad olla siis põhimõtteliselt mis tahes bioloogiline materjal, selle liigi seoseline, mida me uurida tahame, või siis me võime eraldada ka näiteks siis ütleme, siin on kellegi soolestiku jäänused, me võime eraldada sealt ka siis mis tahes teisi organisme või mikroobe, keda sealt leida on. Ja selleks sobivad siis merekarbid, suled, karvad, potikildude põhjast korjatakse siis orgaanilisi jäätmeid selleks, et vaadata, mida söödi ja inimese puhul siis enamjaolt kasutatakse kas hambaid või siis üks luu, mis isegi siis, kui kõik teised luud on juba ära hävinud, on kolju sees, seda kutsutakse kaljuluuks ja ta on selline kivikõva, et kui seal ka DNA-d ei ole, siis ei ole kusagil. Vana DNA-ga töötades on üks huvitav selline, kuidas öelda, seaduspära, mitte huvitav, vaid kohati isegi tüütu on see, et see, kuidas mingisugune, ütleme, kuidas need maised jäänused elusorganismist välja näevad, ei anna meile sugugi veel kindlust selle kohta, kui hästi on säilinud tema geenid või pärilikkusaine. Ja siin on üks muumia Taani muuseumist,
kes on tegelikult niisugune, et tal on juuksed säilinud, tal on näha põhimõtteliselt ka, tal saaks sõrmejälgi võtta. Aga kuna ta on leitud soost, mille keskkond DNA säilimist ei soosi, siis DNA osas teda uurida ei saa, nähkuda välja ükskõik kui hea. Ja kehtibki siis see seaduspära, et kui proov on halb, siis peaaegu alati on ka selle DNA säilivus seal halb, aga kui proov on nagu silmale hästi säilinud, siis see veel ei pruugi olla tema geenid hästi säilinud. Ja siin on üks pilt, mis vanasti põhjustas sellist, auditooriumis mühinat, täna enam mitte tänu sellele, et kui te lähete ennast koroona vastu testima, siis on kõik inimesed niimoodi riides. Aga selleks, et nüüd nendest arheoloogilistest jäänustest DNA eraldada, selleks on vaja väga-väga puhtaid tingimusi ja eriti kui uurida inimmaterjali, siis iga elav inimene, kes neid uurib, on ise selle nagu saastuse võimalik allikas. Ja seetõttu on seal vaja mitmesuguseid ohutusnõudeid täita, et töötatakse sellistes nagu täiskostüümides ja see labor ise on ka niisugune, mis on väga-väga-väga puhas. Ja sinna kunagi ei viida midagi niisugust, mis oleks nagu seotud, ühtegi sellist proovi, mis oleks seotud kaasaegse materjaliga. Paar sõna ka sellest, et millised olid kõige esimesed vana DNA tööd. Ja nüüd ma küsingi teie käest selleks, et te võib-olla siis oleksite rohkem kaasatud, et kas te oskate arvata, ja te ei pea absoluutselt arvama õigesti, et kui vanas materjalis võiks olla veel pärilikkusaine säilinud. Et mis need, kas need oleks 100 aastat, kas need oleks 1000, 10 000, 100 000 või veel midagi? Kas keegi tahab midagi arvata? 90. aastate alguses ilmus üks töö, kus tööautorid väitsid tõsimeeli, et nad on eraldanud DNA 80 miljonit aastat tagasi elanud dinosaurusest. Sarnaseid töid oli veel, kus siis öeldi, et DNA-d on õnnestunud eraldada nendest putukatest, kes on jäänud merevaiku kinni, kes on samuti 10 miljoneid aastaid vanad või 150 miljoni aasta vanusest magnoolia kivistisest ja nii edasi. Põhjus sellele, et sealt mingi DNA kätte saadi, oli ilmselgelt saastus. Ja hiljem näidati siis, et see on küll ingliskeelne see puu siin, aga ma arvan, et te saate aru, et kui vaadata neid järjestusi, neid geenijärjestusi, mis sellest materjalist siis eraldada õnnestus, siis kellega ta kokku klasterdus, see Cretaceous bone ongi siis see, mis on võetud sellelt nii-öelda dinosauruselt, siis me näeme, et tema kõige lähem sugulane selle puu peal on inimene. Aga kui me eeldaksime, et ta on päriselt dinosaurus, siis ta peaks olema seal kusagil lindude ja roomajate juures. Ja seetõttu see esialgne optimism rauges, kuna paljudel juhtudel, ütleme, et kui meil on muuseumis niisugune väga ilus merevaigust putukas ja siis tuleb keegi laborist, kes ütleb, et ma tahan selle DNA-d uurida ja võtab sellise suure haamri ja lööb ta pooleks ja siis hakkab teda analüüsima, siis väga paljudel juhtudel oli see töö edutu ja siis tuligi kaaluda, et kas on mõtet seda väga ilusat sellist eksponaati lõhkuda ära ja siis öelda, et DNA-d seal küll ei olnud. Et siis nendele esimestele töödele järgneski siis selline vastuseis, et kas tasub ikka neid vanu asju lõhkuda. Ja nüüd siis on vastus, et teie sellele minu küsimusele, mille osas te mind aidata ei tahtnud. Kõige esimene töö vana DNA alane oli sellisest loomast, kes on nagu, ütleme, meile tundub võib-olla pool sebra ja pool eesel, hobune, kelle DNA eraldati siis muuseumi materjalist. Et see loom ise suri välja 1883. aastal, aga siis 100 aastat hiljem umbes sellest muuseumi materjalist õnnestus siis saada jupikene tema DNA-st. Ja alles möödunud aasta lõpus, nii et põhimõtteliselt see on väga-väga alles, ilmus üks töö, mis lükkas selle vana DNA eduka eraldamise aega edasi üle 300 000 aasta. Et sinnamaani oli kõige vanem pikka aega niisugune hobune, kes oli eraldatud Kanadast igikeltsa materjalist ja igikelts on sellepärast hea, et on nagu looduslik külmkapp. On pikka aega selline olnud väga madalal ja soodsal temperatuuril ja seetõttu juba see number oli väga suur, 735 000, see on hirmus vana. Aga möödunud aasta lõpus õnnestus siis eraldada DNA 1 miljoni aasta vanuselt mammutilt ja tegelikult kui see ilmus, siis eks ju eelmine oli nii vana, nüüd on juba üle miljoni, siis see oli nagu ikkagi väga-väga-väga suur muutus.
Kõige vanem selline inimese sugulane, keda on suudetud kas või natuke uurida geenidega, on 400 000, geenide põhjal on 400 000 aastat vana ja juba väga head tulemused on saadud, mitte siis ka ainult ammu elanud sellistest inimestest nagu meie või homo sapiensist, aga ka inimese sõsarrühmadest, kellest näiteks on neandertaallane, olete tast vast kuulnud. See konkreetne esimene täiskenoom oli umbes 50 000 aasta vanune. Ja kui ma küsiksin teilt nüüd, et mis te arvate, et kui teil oleks mammut ja kui teil oleks muumia, siis kummal oleks rohkem potentsiaali selleks, et mingeid tulemusi saada? Keegi ikka tahab aidata mind ja öelda midagigi. Mammut või muumia? Mammut on õige ja jälle sellepärast, et ma arvan, et see 1 miljon aastat ongi võimalik ainult sellepärast, et see mammut jällegi oli looduslikus külmkapis. Tõsi küll, ka Tartu Ülikoolis on muumiakamber, äkki keegi on teist seal käinud ja kui nende muumiate autentsust ehk siis ehtsust taheti uurida, et kas nad on ikka päriselt kuskilt sealt Vaarade kandist pärit, siis oli meie töögrupis, lõime sellele ka kaasa ja siis sellel muumial võiks öelda, oli DNA-d küll väga natukene säilinud ja üksinda ainult sellest ei oleks piisanud, et öelda, et ta on kuskilt Lähis-Ida kandist pärit, aga kuna selles töös osales hästi palju teisi teadlasi ka, siis selle töö nagu komplekt sai selline ilus kokku ja need geneetilised andmed seda toetasid. Üks asi, mida on samuti hea teada, on see, et praegu on selline ainulaadne olukord, et inimene kui liik on inimeste liikide seast üksipäini maailmas. Ja see pole kunagi, see pole alati sugugi niimoodi olnud. Oli perioode, kui maal elas korraga väga mitmesuguseid inimeste liike. Seesama neandertaallane, keda siin eelmisel slaidil nägite, on üks niisugune inimese lähedane sõsarharu, kes siis elas inimesega samal ajal. Nii et ühesõnaga ta elas juba palju enne kui kaasaegne inimene, aga nende ütleme siis koos olemise aegruumis kattus. Ja võib-olla selle pildi juures on veel hea mainida seda, et sageli öeldakse, et inimene on pärit ahvist ja see nagu eeldab, et me hakkaksime mõtlema, et ühel heal päeval ühest ahvist korraga sai inimene või siis üks ahv sai endale lapseks inimese. Tegelikult see muidugi niimoodi ei olnud ja me peame alati ütlema, et mitte inimene ei arenenud ahvist, vaid et inimesel ja ahvil on olnud ühised esivanemad. Ja need ühised esivanemad omavahel siis läksid lahku 5–7 miljonit aastat tagasi. Ja kui te näete üldse selle evolutsiooni puhul, alati nendel aastatel on küllalt laiad piirid, et 5–7 miljonit ei ole siin midagi öelda, et nüüd kas oli 5 või 7, et meie jaoks on see ju tohutu aeg, kui me mõtleme, et me ise elame ainult 100 aastat. Aga evolutsioonis sageli need veapiirid mingisugustele hinnangutele on päris suured. Ja neid rühmi, kes siis samasuguseid inimese sõsargruppi, kes siis maal elasid, oli veelgi. Ja kui neandertaallane nägi, ütleme nii, et kaasaegse inimesega välimuse poolest umbes samasugune välja, siis Aafrikas oli üks alles suhteliselt hiljaaegu avastatud inimliik, kes elas kaasaegse inimesega samal ajal, aga kes oli selline väike ja kelle aju oli umbes selline sama suur nagu šimpansil ja toimetas samamoodi ringi. Ühest Aafrika koopast on leitud päris palju selle inimgrupi, keda kutsuti homo nalediks, fossiile ja alguses, kui nad leiti, siis arvatigi, et need on kindlasti mitmeid miljoneid aastaid vanad ja suur oli üllatus, kui tänapäeva loodusteaduslike meetoditega õnnestus siis nende vanuseks määrata umbes natuke vähem kui 300 000 aastat, see tähendab, et ta elas koos kaasaegse inimesega. Ja siin ongi siis üks niisugune pilt, mis väga lihtsalt võtab kokku selle, kuidas meie kui liik oleme siis enam-vähem niimoodi välja kujunenud ja kuidas me oleme asustanud maakera. Ja tänapäeval siis loetakse kaasaegse inimese hälliks, loetakse Aafrikat ja kui rääkida siin siis sellistest, ütleme, õpikutest, siis ka selles evolutsioonibioloogias peab neid õpikuid alailma ümber kirjutama, sest kui ma enne ütlesin teile 300 000, siis te näete, et selle skeemi peal on selleks, ütleme siis selle inimese kujunemise alguseks märgitud 200 000 ja see ei ole sugugi väga vana õpib, see on 2016. aastast,
aga ma arvan, et see oli 2018, kui seda natuke ümber vaadati lihtsalt sellepärast, et andmeid sai rohkem. Nii et täna me saame öelda, et kaasaegne inimene ja kaasaegne siis selles mõttes, et ta näeb anatoomiliselt välja selline nagu meie, pärineb umbes 300 000 aasta tagusest Aafrikast, kus ta siis järk-järgult hakkas välja rändama ja teisi kontinente asustama. Ja Ameerika on siis nendest suurtest kontinentidest see, kes asustati kõige hiljem. Ja see väljaränne siit, neid väljarändeid oli mitmeid ka kaasaegsel inimese liigil, aga siis ütleme, et see põhiosa sellest geneetilisest pärandist, mis meil on, pärineb nendelt inimestelt, kes siis rändasid sealt välja umbes 50–70 000 aasta taga. Nüüd üks põhiline küsimus neile, kes seda inimese evolutsiooni vastu huvi tunnevad, on see, et kui me rääkisime, et nad elasid koos neandertaallasega ja neid oli siin veel, üks nendest oli Denisova inimene, siis, et kui nad samal ajal elasid, et kas nad siis segunesid ka. Sügavas ajaloos me muidugi oleme nendega selles mõttes sugulased, et me oleme ühedest ja samadest harudest, aga nüüd on küsimus see, et kui nad elasid maal samal ajal, et kas nad segunesid ja mis sellest siis kõigest sai. Ja segunemine tähendab siis seda, et said kokku ja said lapsi. Ja pikka aega ei osatud sellele vastata, aga nüüd, kui on genoomi andmeid nii neandertaallaste kui ka kaasaegse inimese kohta kogunenud väga palju ja nendest osatakse siis seda välja lugeda, on selgesti näha, et kaasaegne inimene neandertaallasega segunes ja meie kõigi, kes me siin praegu istume, genoomis on 1–2% jagu midagi sellist, mis on päritud sellest hiljutisest segunemisest neandertaallasega. Ja arvatakse, et see leidis siis aset umbes kusagil seal ka 50 000 aasta taguses ajas siin Lähis-Ida kandis, siin on toodud need punktid ära ja ühesõnaga seda segunemist toimus märksa rohkem kui varasemalt eeldati siin ja seal. Aga miks seda täna nii vähe on, et lihtsalt ajas on ta läinud kaduma. Aga mis on veel selle juures huvitav on see, et kui me nüüd meilt kõigilt võtaksime selle 1–2% välja ja paneksime ritta, siis me lõpuks kokku saaksime peaaegu pool neandertaallase genoomist, see tähendab, need jupid meil on erinevad. Ja üks väga tähelepanuväärne asi on veel see, et ma rääkisin teile siin, et oli neandertali inimene ja samas oli ka Denisova inimene. Kuidas ta päris täpselt välja nägi, ei tea, aga selline inimese lähedane sõsarliik. Siis on leitud niisugused jäänused ühest indiviidist, kelle geene õnnestus väga hästi uurida ja kes selgus, et tema ema oli neandertaallane ja isa oli see teine Denisova inimene. Et ma mõtlen, et kui suur on tõenäosus leida nüüd see päris laps nendel kahel inimesel, kes omavahel selle lapse said, et tavaliselt leitakse lihtsalt mingisuguseid, ütleme, suhteliselt suvalisi selle liigi esindajad, aga selles konkreetses töös paari aasta taguses siis publitseeriti andmed ühe niisuguse, see oli siis selline murdeealine tüdruk ja teda kutsuti niisuguse hellitusnimega Denni ja see on siis niisugune varajane inimene, kelle ema oli neandertaallane ja isa oli Denisova inimene. Nii et küsimusele, et kas nende inimese lähedaste sõsarliikidega, kes meiega samal ajal elasid, kas inimene nendega ka segunes, siis saab öelda jah, segunes, nad said järglasi, mis tähendab, et nad ei saanud olla nii lõpmata erinevad üksteisest. Ja nüüd me hüppame siis kiiresti kogu selle asustamisloo juurest Euroopa juurde. Ja vaatame põgusalt seda, et mis on need põhilised sündmused, mis võiksid siis olla jätnud jälgi meie geenidesse. Ja neid on põhimõtteliselt olemas 3 ja võib niimoodi öelda, et kõigi meie genoomide põhikomponentid pandi kokku juba 5000 aastat tagasi ja umbes sellised, muidugi väikeste erisustega nad täna on. Ja need 3 väga olulist sündmust siis ütleme Euroopa ajaloos ja see on siis ka osa ütleme siis eestlaste ajaloost on see, et kõigepealt see esmane Euroopa asustamine, mis leidis aset 40 000 aastat tagasi, aga vahepeal siin juhtus niisugune lugu, et oli jääaeg ja Eesti aladel näiteks oli siis umbes 2 kilomeetri paksune jääkiht. See tähendab, et sellisel ajal siin keegi elada ei saanud ja siin on see kaardi peal näidatud ka selle jää ulatus ja see tähendab, et isegi kui inimesed varem sinna põhjaaladele jõudsid, siis selleks jääajaks nad igal juhul pidid sealt jalga laskma. Ja ongi tõendeid siis selle kohta, et need kõige karmimad ajad elasid üle kuskil lõuna pool. Üks selline koht on näiteks Hispaania kant ja teine arvatakse olevat seal kusagil Balkani või tänase Ukraina aladel. Ja siis, kui jää ära läks või aega pidi taandus, siis need samad inimesed sealt siis asustasid, mitte päris samad, aga nende esmaste inimeste mingisugune natukene modifitseeritud variant siis uuesti liikus põhja poole. Et see on nagu üks sündmustest, mille esindajate hulgast me võiks siis eeldada, et meil on midagi pärandunud. Nüüd hästi suur muutus
inimese, ütleme sellises ajaloos oli see, kui need esmased inimesed, kes olid kõik kütid ja korilased, elatusid jahipidamisest ja kalapüügist ja mugulate korjamisest, et kui toimus üleminek põlluharimisele, see oli väga-väga suur muutus ja alguse sai põlluharimine 11 000 aastat tagasi Lähis-Idast. Ja nüüd üks küsimus oligi see, et kas see põlluharimine liikus näiteks meie aladele niimoodi, et need inimesed, kes seal lõuna pool elasid, saatsid meile seemned ja sirbid ja mida iganes põlluharimiseks vaja on, kõplad ja meie need inimesed, kes siin varem elasid, hakkasid kõplama ja vilja kasvatama või siis tuli sealt altpoolt uued inimesed juurde. Et see oli selline küsimus, millele nagu enne geenide uurimist ei saanud head vastust anda. Ja kohe vaatamegi, et kuidas see siis oli. Ja kolmas sündmus on umbes 5000 aastat tagasi siin Musta mere ja Kaspia ülestes steppides toimunud ulatuslik rahvaliikumine. See oli siis nii-öelda pronksi ajal, aga põhimõtteliselt me räägime ajalisest sügavusest 5000 aastat tagasi. Et need on 3 niisugust suurt sündmust, mis võiks olla jätnud meile mingeid jälgi. Ja kui me nüüd vaatame seda väga lihtsustatud kujul on siis erinevate Euroopa rahvaste geenipilt nende põhjal kokku pandud, siis on näha, et 3 põhilist komponenti ongi siis põhimõtteliselt need, mis seletavad ära tänaste eurooplaste sellise päritolu või geenipärandi. Põlluharijad on siin märgitud selle, siin tundub see pruunikas, see komponent, siis sinisega on see varajane küttide komponent ja rohelisega see stepi kandist tulnud komponent. Ja me näeme, et erinevates Euroopa osades elavad tänapäeva populatsioonid, et nendel on neid komponente pisut erinevalt ja võib öelda, et seda vana küttide ja korilaste komponenti on siin põhjas ja eriti just Leedus, eestlastel ja ka lätlastel näiteks nagu kõige rohkem. Ja siis mida enam lõuna poole, need sardid siin tähendavad Sardiinia elanikke, siin me näeme, et neil on hästi palju seda Lähis-Ida põlluharijate komponenti ja väga palju ja eestlaste hulgas siis ka rohkem kui pool sellest päritolu komponentidest moodustab siis see stepialadelt tulnud migratsioon. Ja selle põhjal me võime öelda, et kuna me näeme siin nende Lähis-Idast tulnud põlluharijate komponentist, see tähendas seda, et põlluharimine tuli koos inimestega. Ja üldse ka Eestis nüüd enne kui edasi liigume, siis ütlen, et peaaegu iga see uus kultuurilaine, mis siia tuli, tõi endaga kaasa ka uusi inimesi. Ilmselt te teate seda, et eestlased nüüd võrreldes, kui me rääkisime siin eurooplastest, on natuke erinevad selle poolest, et meil on selline teistmoodi keel, mida me jagame soomlaste ja ungarlastega. Ja soome-ugri keel on siis niisugune, mis kuulub siia Uurali keelterühma ja need meie keelesugulased nii-öelda ei ela üldsegi mitte ainult Euroopas, vaid siin on see natuke pea peale keeratud see kaart, siin on Skandinaavia, siin on Siber. Me näeme, et need meie keelesugulased elavad nii kaugel nagu Taimõõri poolsaarel Siberis. Ja ka väljanägemiselt on nad suhteliselt erinevad. Aga nende geene uurides siis tuli välja, et on meie nendes, ütleme selles samas geneetilises profiilis on näppu otsaga midagi niisugust, mis seob meid rohkem kui teisi eurooplasi ka nende meie keelesugulastega. Ja seetõttu siis, kui meie nüüd Eesti alasid niimoodi kiht-kihilt läbi uurisime, alutades kõige varasemast ja jõudes lõpuks siis välja tänaste eestlasteni, mida me nägime oli see, et kui me küsime eestlaste juurte kohta, siis me näeme, et neid juuri on igal pool. Ja võrreldes teiste eurooplastega on meil ühte niisugust komponenti üsna palju, mida seostatakse siis umbes 2500 aasta taga tulnud mõjutustega idast, mis tõi meie aladele ka Läänemere soome keeled. Võib-olla siis rääkida sellest nii, et kui me ise ennast identifitseerime eestlastena, siis vähemalt eestlaste puhul on hästi suur roll sellel keelel. Ja me näeme, et tegelikult nendes kõige varasemates kihtides, mis pärinevad väga ammustest aegadest, loomulikult ei saanud rääkida mingisugusest Läänemere soome keelest, sest Läänemere soome keeled, nagu eesti keel näiteks, on väga-väga palju nooremad. Aga need inimesed, kes siin täna elavad, see võib siis olla ükskõik kes meist, nendes on nagu kõikidest nendest varajastest kihtidest oma teatud jälg jäänud ja võrreldes teiste eurooplastega on siis meil ka olemas 5% jagu midagi niisugust, mis pärineb nendelt inimestelt, kes tulid umbes 2500 aasta taga ja tõid siia ka Läänemere soome keeled, et me oleme selline mosaiik. Et öelge siis, et kust me neid juuri täpsemalt otsima peame, et me peame ütlema, et need tulid siit, sealt ja 3. koha pealt ja mõnelt poolt tulnud komponendid on jätnud lihtsalt endast pisut suurema jälje maha. Ütlesin teile, et selle vana DNA abil või siis geenide abil saab nii-öelda lihaluude peale kasvatada. Siin on üks selline näide ühest naisest,
kes on pärit kiviajast, õigemini siis nooremast kiviajast, mida kutsutakse neoliitikumist ja ta kuulub sellesse gruppi, mis kultuuriliselt kuulub nöörkeraamika tausta, aga kui lihtsamalt öelda, siis Eesti alade esimesed põlluharijad olid just need, kes sinna nöörkeraamika gruppi kuulusid. Nii et see on siis võib-olla niisugune naine, kes elas sellel ajal, kui meie aladel hakati põldu viljelema. Ja nüüd tema geene uurides sai siis aimu sellest, milline ta välja võis näha ja siit on näha, et ta ei ole päris täpselt sugugi mitte selline, nagu peetakse omaseks tänastele põhjaeurooplastele. Ta oli pigem pruunide silmade ja tumepruunide või mustade juustega. See on ka niisugune natuke ennustamise värk, sest näiteks naha ja juuste värv on selline, mille ütleme siis kujunemises võtab osa hästi palju geene, ei ole nii, et on mingi nahavärvigeen ja juustegeen. Ja seetõttu sellest vanast DNA-st, kus nagunii me kogu infot kätte ei saa ja tegelikult ei tea me ka tänapäeva inimeste geenide põhjal viimast kui ühte geeni, mis meie nahavärvi ja juustesse panustab, siis siin me võime teha sellise oletuse, aga igal juhul oli näha, et ta on rohkem nagu niisugune tumedapoolne, aga nahk oli vast pisut tumedam kui meil, aga mitte muidugi päris selline, nagu praegu võib näha Aafrikas, aga lihtsalt nõksu võrra tumedam. Ja nüüd nende ka Eesti aladel neid erinevaid ajastukihte uurides nägime me, et sellised põhjaeurooplastele iseloomulikud tunnused tulid siia umbes 3000 aasta eest ja siis pärast seda on neid ka siin suhteliselt sagedasti leida ja sellest ajast siis juba on jäänud, et see on nagu pisut isegi enne, kui see Läänemere-Soome keelte asi. Et nii saab siis ühesõnaga alustad ühest väikesest hambast ja lõpuks on sul selline asi koos, aga muidugi see konkreetne näorekonstruktsioon siin kolju osas on tehtud tema enda kolju alusel, et on inimesed, kes oskavad siis mitte geenide, vaid just nimelt selle kolju enda kuju alusel. Oleme jõudnud selle viimase küsimuste ringi juurde ja see skeem on siin väga keeruline ja me ei hakka seda mitte mingil juhul siin päriselt lahkama, aga mida ma teile näidata tahan on see, et inimese ütleme, et siia kokku on siis pandud alates sellest 4 miljardist aastast tagasi kuni suhteliselt hilisesse aega täna ja see viimane osa siin on niisugune, mis on nagu ütleme siis inimese spetsiifiline osa evolutsioonist, et kui mäletate, siis ütlesin, et šimpansi ja inimese esivanemad lahknesid 5–7 miljonit aastat tagasi, et need on sellised inimese liinile iseloomulik osa selles evolutsioonipuus ja siin üleval on mitmesugused evolutsioonilised sündmused, mis tegelikult täna peegeldavad paljusid asju, mis on seotud meie haigustega. Et siin ülemises kihis ongi siis need sündmused ja alumises kihis erinevad haigused. Ja mis ka võib-olla silmatorkav on see, et üsna palju või üsna pikk isegi selle näiteks toodud slaidi puhul on see, et see viimane ots, siin on täiesti palju selliseid haigusi, mis täna on väga sagedased. Siin nüüd selle meie evolutsioonilise kujunemisloo mõistmine annab nagu palju infot selle kohta, et miks need haigused võiksid olla kujunenud. Näiteks kui me vaatame, siis kohe torkab silma 2 asja, üks on rasvumine ja tüüp 2 diabeet, mis on siis omandatud suhkruhaigus. Ja põhjus sellele, et väga mitmed haigused on, ütleme siis, saanud sagedaseks selles hilises perioodis, ehk siis ütleme praegu on selles, et keskkond, kus inimene elab ja elustiil, kuidas ta elab, on väga lühikese aja jooksul väga palju muutunud. Et kui me ka mõtleme Eesti alade peale, et esimesed inimesed olid siin kütid korilased, kes elasid selliste väikeste perekondadena või hõimudena ja see keskkonnatingimused ja toit neile oli täiesti, ütleme, teistsugune. Aga väga lühikese ajaga nüüd põlluharimise kasutuselevõtuga või hilisemas perioodis ka linnastumisega ja täna teame oma elustiiligi, et mis põhiliselt on muutunud, et vanasti sa pidid toidu leidmiseks vaeva nägema, pidid palju liikuma, toit ei olnud sul kogu aeg laua peal, sa said teda vahetevahel ja on loogiline siis oletada, et kui me rääkisime siin näiteks looduslikust valikust ja millised olid need inimesed, kellel olid nagu sellises keskkonnas eelised teiste eest, siis me võime kohe mõelda, et need olid küllap need, kes seda vähest toitu kätte saades seda võimalikult hästi endale talletusid. Nii, mis meiega täna on juhtunud? Põhimõtteliselt osad geenid on meil ikka täpselt samasugused nagu nendel küttidel ja korilastel, aga vahe on selles, et me võime kas või öösel panna äratuskella helisema ja minna külmkapi juurde ja siis sealt süüa, mida me ise tahame. Ja liiguvad ka väga paljud inimesed suhteliselt vähe. Me saame aru, et nende muutustega, mis siin suhteliselt hiljuti toimunud on,
äkki muutunud keskkonnatingimused muutunud korraga nende geenidega nagu mitte klappivaks. Ja võib siis öelda ka nii, et on olnud liiga vähe aega, et sortida nüüd välja neid, kes parasjagu ei sobi sellisesse väga külluslikku keskkonda. Ja selliseid näiteid on väga palju, aga see on vast kõige siuke ilmsem. Ja sellega tegeleb praegu üks niisugune väga kiiresti arenev haru, milleks on evolutsiooniline meditsiin. Ja siin mõned asjad võib-olla näiteks kui rääkisime segunemisest erinevate inimgruppide vahel, siis kusagil, näete, see on siin toodud niisugusena sündmusena ära ja on teada, et see 1–2%, mis meie geenides on näiteks päritud neandertaalaselt, on leitud mitmesuguseid niisugusi haigusi, mis arvatakse olevat päritud just nimelt selle meie kunagise neandertaalasest esivanema poolt. Et mõned nendest geenidest selle 1–2% hulgas on niisugused, mille variandid sageli on seotud allergiate või teiste autoimmuunhaiguste ja ka neuropsühhiaatriliste haigustega. Ja depressiooniga näiteks on leitud seos sellel mingil konkreetsel variandil, mille mõni inimene on siis pärinud ja on näha, et see on see neandertaalase variant näiteks. Ja niimoodi võiks lahata tervet seda puud väga pikka aega ja seda ka praegu hoolega tehakse. Ja kõige viimaseks mõtlesin ma, et ma räägin teile väga lühidalt sellest, et nüüd inimene jällegi on ainus liik, kes on õppinud ise geene muutma. Ja üheks siis 21. sajandi suurimaks selliseks leiutiseks geneetika alal peetakse sellist asja, et on avastatud sellised, võiks öelda siis genoomi muutmise käärid. Ja seda kutsutakse CRISPR-Cas-süsteemiks ja seal on tohutu potentsiaal selles mõttes, et võikski teda kutsuda siis sellise genoomi muutmise käärideks ja põhimõtteliselt ta koosneb sellisest kahest asjast. Üks on selline väike RNA molekul, mis on siin joonistatud, ta näeb välja nagu kirjaklamper ja tal on selline omadus, et ta tunneb ära mingi kindla koha genoomis, mis meid huvitab, sellepärast, et ta on sellega sarnane ja oskab ta rakkudest üles leida. Ja nüüd selle kirjaklambri kujulise RNA-ga pannakse komplekti üks selline valguline molekul, seda siis on selline ensüüm, millel on lõikavad omadused. Ja nüüd kahekesi koos see kirjaklambri ja valgu komplekt, seda saab siis suunata mingitesse kohtadesse, kus meile tundub, et oleks vaja geenides midagi muuta. Ja kui te kuulate seda juttu, siis tõenäoliselt te saate ka aru, et potentsiaalselt selline asi oleks väga hea siis, kui meil on mingi geneetiline haigus. Me teame, et sellel inimesel, ütleme, on normaalsest erinev variant ja see on selline lihtne muutus, aitaks tal olla nagu tavaline ja sellest haigusest lahti saada, et potentsiaalselt on see siis niisugune süsteem, mida saaks kasutada geenide muutmiseks. Ja seda on siin-seal ka kasutatud näiteks mõnede vähivormide puhul, kus teda on katsetatud just selleks, et kas mõnedel juhtudel, kui juba selle vähiga on väga halvasti läinud, et siis nendel inimestel nagunii on teada, milline saab olema see lõpp, et äkki saab neid aidata ja nende peal on nagu, ütleme, neid katseid ka proovitud päris inimeste puhul. Mõned aastad tagasi 2018. Aastal oli üks uudis Hiinast, et üks Hiina teadlane tegi katseklaasi kaksikud niisugused, kellel ta lõikas välja ühe geeni, mis on niisugune, mida kasutab HIV viirus, mis põhjustab AIDSi rakkudesse sisenemiseks. Ja üldiselt see teadlane tegeleski siis HIV patsientide või AIDSi patsientide nõustamisega ja põhimõtteliselt siis Hiinas tegi valmis 2 katseklaasi last, kellel ta lõikas selle geeni ära ja mõte oli siis selles, et need oleksid niisugused, kellele AIDS külge ei hakka või õigemini AIDS on haigusega HIV viirus külge ei hakka, sest et see geen on vajalik viiruse rakku sisenemiseks, aga põhimõtteliselt see oli täiesti selles mõttes ebaeetiline tegu, et keegi ju ei tea, et sa teed niisugused ütleme siis katseklaasi lapsed valmis ja siis nad sünnivad ja sa ei tea isegi seda, et kas sul see geenilõikamise aparaat läks õigesse kohta ja lõikas õige asja välja ja tegelikult ei tea lõpuni ka seda, et kui see geen sealt niimoodi välja lõigata, et kas ta äkki ei rikku ära midagi muud, mille jaoks see geen oluline oli. Ja siis selle tõttu sai ta siis nagu väga suure pahameele osaliseks ja nende geenide muutmise protseduurid on sellised, et millal iganes sul on midagi muud teha, siis seda kasutada ei tohi ja ühesõnaga, et seal on ka palju veel sellist uurimata maad.
Ja hiljem tuligi välja, et nendel kaksikutel see ei olnud õnnestunud mitte täielikult, vaid need olid, võib öelda niimoodi, et mosaiiksed, et osadel rakkudel oli ja teistel ei olnud ja siis, kui mõelda siis selle haiguse osas, ta nagu siis kaitset täielikku küll ei andnud. Et oli selline lihtsalt inimeste eludega natukene mängimine. Nii, ja ma arvan, et nüüd me olemegi jõudnud oma ettekande lõppu ja me võime siis selle kokku võtta niimoodi, et lisaks sellele, et vaadata terviseinfot, saame me tegelikult siis geenide alusel uurida inimese ja kogu eluslooduse ajalugu. Täna saame me vaadata seda ka siis vana DNA põhjal ehk siis uurida niisuguseid organisme, kes on juba ammu surnud. Siis meile võiks meelde jääda see, et praegu on suhteliselt eriline aeg, kui inimene, kui liik elab omasuguste seast maa peal ainult üksinda. Siis võiks meelde jääda ka see, et meie liigi juured ulatuvad Aafrikasse ja me oleme meiega samal ajal elanud liikidega segunenud ja rääkimata sellest, et meil on natuke siis sellest ajast jäänud geneetilist pärandit, oskame me osasid sellest geenivariantidest seostada ka mõnede haigustega. Ja siis, kui rääkida meie enda päritolust, siis võiks pidada meeles, et eurooplaste geneetiline profiil nii-öelda või vundament laoti juba 5000 aastat tagasi ja teistega võrreldes on siis eestlastel üks väikene kröömike midagi muud, mida saab seostada nende inimestega, kes tulid ja tõid meile keele. Ja kui me tahaksime siis väga paljude haiguste põhjuseid selgeks saada, siis me peaksime jällegi vaatama seda evolutsioonilist ajalugu ja väga paljud nendest sündmustest, mida me ka täna kirjeldasime, on panustanud sellesse, et need haigused täna sellisel kujul olemas on. Ja siis veel ka see, et inimene siis liikidest on ainus, kes oskab sorkida geene ja neid muuta ja loodame, et seda tulevikus siis kasutatakse võimalikult hästi, et ta annaks abi neile, kes seda vajavad. Aga ma tänan teid ja kui te tahate küsida, siis palun. Millal dinosaurused elasid? Dinosaurused elasid vähemasti 80 miljonit aastat tagasi, nagu selle näite puhul siin näha oli. Ja praegu on saadud kätte siis ütleme pärilikkusainet 1 miljoni vanusest organismist. Nüüd tegelikult on teoreetiliselt välja arvutatud, et kõige paremates tingimustes on üsna tõenäoline, et see maksimaalne teoreetiline piir on 6 miljonit. Ja tegelikult mida selle DNA puhul tavaliselt vaja on see, et tal oleks järjestus, sest järjestus on info. Et kui me kujutame ette, et meil on ütleme mingisugune legost ehitatud konstruktsioon, siis kui me selle katki teeme, siis meil on lihtsalt ämbritäis legoklotse. Et mida meil on vaja järjestust, mitte ainult neid klotse. Ja selle teoreetilise arvutuse kohaselt siis 6 miljonit oleks nagu see piir. Tegelikkuses tõenäoliselt see on veelgi väiksem, sest ütleme, et seda looduslikku külmkappi siin on ka olnud ju seda viimast külmkappi, ütleme siin mõned miljonid aastad, kui oli igikelts ja ütleme sedasi, et seda praegu DNA-d sellisel kujul nendest kätte ei saa. Ma ei kujuta ette, kui on kuidagi võimalik kunagi teha ise valmis sünteetiliselt mingi genoom, võtta kuskilt šnitti. Aga mida peab veel ütlema, et ainult see geenijärjestuse info organismi kokkupanekuks üksinda ei ole ka piisav, sellepärast, et tegelikult on väga palju muid bioloogilisi mehhanisme, mis on hästi olulised selleks, et sa sellest infojadast saaksid kokku sellise funktsioneeriva organismi. Et ma julgeks praegu öelda, et see on ikkagi selline ulme valdkonna küsimus. Ja ma mäletan, et kunagi ühes üliõpilaste loengus olid ühed poisid tohutult pettunud selle peale, et see piir on mõned miljonid ja mitte see 60 või 80 miljonit. Sest neil oli ilmselt seesama lootus, et äkki saab dinosauruseid taas elustada. Selle ala ekspert pole mina üldse, et ma seda tehniliselt oskaksin, aga jah, mõte on ikkagi see, et sa saaksid selle katkises kohas asendada või asendada sellistes rakkudes, mis uuenevad ja millel on juba see siis, ütleme, see manipulatsioon on ära tehtud ja selle kõik järglased on nagu terved, aga põhimõtteliselt jah, on õigus, et ühest ei piisa. Sellepärast ongi seal tähtis, et sa tead, kuhu sa täpselt midagi saadad, et ta ei läheks sul suvaliselt ja paljudel juhtudel ongi näidatud, et ikkagi see ei ole nii spetsiifiline, kui oleks vaja, et seal tekib mitmesuguseid vigasid, et ta võib ka leida mõne järjestuse kusagil, mida sul ei olnud mingit plaani muuta.
selle teemaga ei ole palju tegelenud, aga kõik, mis puudutab inimese manipuleerimist niimoodi, see on hästi tundlik teema. Sa pead kaaluma, et kas sa saaksid midagi muud teha ja kas see, kellele sa seda teed, et millised on tema väljavaated sellisel juhul. Et näiteks ütleme, et see Hiina teadlase katse, mida ma teile näiteks tõin, tänapäeval ei ole tingimata vaja hakata manipuleerima nende inimestega, kellel on AIDSi haigus, sest on töötatud välja väga hästi toimivad ravimid või ravimite sellised komplektid ja et sa ei pea sellepärast hakkama surkima geene. No see on näiteks üks asi, aga kui sa saaksid proovida aidata kedagi, kellel on nagunii terminaalne vähk ja sa arvad, et sul on see väga hästi juba niimoodi kõiki eetilisi ja muid hea teaduse tava detaile arvestades välja töötatud, et siis on see võimalik ja seda ka kasutatakse. Minu seisukoht on ikka täpselt samasugune, et niisama lõbu pärast või sellepärast, et sa seda saad teha, seda ikkagi kindlasti kasutada ei tohiks. Aga muidugi selle CRISPR-Casi kasutamisvaldkond on üldse palju laiem. Seda saab kasutada näiteks ka mudelorganismides, kus sa tahad teada, et näiteks, et ma arvan, et sellel geenil on selline funktsioon ja kui ma teda niimoodi muudan, et mis siis juhtub. Et mudelorganismide puhul need eetilised normid on teistsugused, nad on olemas, aga mitte päris sellised, et nüüd hakkame inimesega manipuleerima. See sõltub natuke see, mida sa saad ka sellest valimist ja sellest, kui palju inimesi sa vaatasid ja milliseid analüüse sa kasutasid, aga tõesti, see oli hea tähelepanek, et neil seda siin ei ole. Tõenäoliselt, kui neil seda on neil seda ka väga vähe. Detailsuse aste, nagu aru saate, on hästi selline, siin on hästi robustselt pandud mingid 300 kasti, ta näitab põhimõtteliselt seda trendi, et põhjarahvastel on seda kõige varasemat kütkorilase komponenti lihtsalt rohkem säilinud ja lõuna pool siis vähem, aga võib öelda, et seal on seda siis, kui üldse, siis hirmus vähe. Aga jah, põhimõtteliselt oleme siis meie Eesti aladel nagu need erinevad kultuurkihid niimoodi järk-järgult läbi uurinud, et see mosaik kokku panna. See on väga hea küsimus, sellepärast, et muidu mõnikord küsitakse, et mis te seal minevikust tuulate, aga tegelikult elus on kõik asjad, nagu isegi teate, sageli tulevad ringidena tagasi. Ja need seaduspärasused elus looduses on ikkagi suhteliselt sellised nagu kindlad. Ja kui sa niimoodi nüüd järk-järgult oskad seda retrospektiivis vaadata ja uurida, siis tegelikult need tulevad igasugu sündmused või seaduspärad, ei saa öelda, et mitte ringiga tagasi, aga spiraali mööda, et väga hästi osatakse ennustada mingite asjade tulevikus toimumist. Ja näiteks kui mõelda ka hästi lihtne praktiline näide, kuidas tehakse vaktsiine. Gripivaktsiine tehakse ette valmis, et igal aastal me teame, nad on natukene teistsugused, et see on samamoodi ennustamisega tehtud, et mõeldakse, et mitte ainult ennustamisega, aga selle ennustamise taga muidugi on konkreetsed teadmised. Et sa oskad oletada, millised tüved ja variandid võivad ilmneda ja siis vastavalt sellele tegutseda. Ja nii on see nagu kõigi elusündmustega samamoodi. Ja kui sa nagu, ütleme, nende evolutsioonilise meditsiini puhul neid seaduspärasusi oskad näha ja tead, et mingid äkilised muutused võivad vallandada midagi, mis keskkonnatingimuste muutudes nüüd enam ei klapi nende geenidega, siis tahapoole vaatamine annab sulle võtme ettepoole vaatamiseks.